põhimõtteliselt me oleme kaks asja justkui. Paberil me oleme MTÜ Montessori haridus Haapsalus ja rahvakeeles või kõigile teada-tuntavalt me oleme Haapsalu Montessori keskus. Et siis selle MTÜ alt me taotlesime ka kodanikuühiskonna sihtkapitalilt toetust. Meie lähenemine on see, et me usume sellesse, et lapsel on sisemine soov õppida ja me tahame saada just õigel hetkel sellele soovile pihta. Et sellepärast on ka lähenemine individuaalne, et igal lapsel on oma teekond, kuidas ta jõuab mingisuguste asjadeni. Mõned lapsed tahavadki juba enne kooli teha matemaatika ülesandeid teise klassi tasemel. Osad lapsed tahavad selle asemel tegeleda hoopis keelevahenditega või bioloogiaga või geograafiaga. Et siis me austame seda ja läheneme vastavalt sellele ja pakume hästi palju käelist tegevust, et me usume seda, et käed on lapse intelligentsi tööriistad või selle intelligentsi arendamise tööriistad. Meie suur soov on see, et me oleksime ühel päeval lastehoid. Kui veab, siis ka lasteaed, et kui me saame linnavalitsuse hõlma alla. Aga kui ei saa, siis me tahaksime olla hoid, et saaksime pakkuda terve päeva programmi lastele. Meil on väga adekvaatne konsultant, kellel on varem kogemus olemas hoiuprojekti arendamisel ja ta on ise ka nagu mõtleb meiega samamoodi, et ta saab aru, miks Montessori meile nii südamelähedane on, kuna talle endal see samamoodi südamelähedane ja kõik need koosolekud, mis on olnud, ta nii lihtsalt veab meid läbi sellistest olulistest osadest äriplaani koostamisel, et meil on nagu mõnus olnud seda koos teha, ja nendel teemadel vestelda ja nagu võib-olla isegi ka mõned otsused vastu võtta nende koosolekute raames juba seal kohapeal arengukonsultandiga. Et jah, pikem perspektiiv on avada kooliklass, et need lasteaiast tulnud lapsed siis saaksid sama metoodikal jätkata. Et jah. Meil on tähtis see, et lastel säiliks õpihimu, et nad tõesti tahaksid, et maailm oleks neile huvitav ja tahaksid seda avastada ja et jätkuks seda armastust maailma vastu ja et kasvaksid sellised rõõmsad ja tolerantsed ja hakkajad lapsed, kellel on tõesti tahtmine nagu võtta kätte ja teha ära, mis iganes see ka oleks, et meie eeldus on, et nad tahavad siis head teha, et kui nad on kasvanud sellises toetavas keskkonnas.